Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist jalgpallistuudio koos. Minu vastas Andres Ooper, minu paremal käel Madis Kalvet ja räägime täna Eesti jalgpallist. Aga enne lähme meistriliiga juttude juurde ja tead, Andres Ooper, paljud inimesed need on ikkagi ka minult küsinud, et räägi siis Viimsi A-kaas peatreener Andres Ooper. Alustame sealt karikamäng, oli ju päris lõbus. Lustakas ütleks lausa 0-3 välja, 3-3 ja siis löödi teile ära standardist. Ma alustuseks soojendusküsimuseks, et mingid treenerid räägivad, et öösiti ei tule und ja kerid neid olukordi peast läbi. Kas oli selline mäng, kus sa ei saanud magada või pigem mängisid Premmi vastu ja oli kõik natuke loogiline? Pigem võib-olla siis sinna teise poolde, et loomulikult mängid peast need olukorrad läbi, et kas oleks saanud paremini, kindlasti oleks, aga nüüd, et kas kahetseks oleks veel 120 minti seal tulnud, et oleks laupäevases mängus veel raskem olnud. Mis selle valesti läks siis ikkagi lõpuks? Kas te olete üle vaadanud? Ma vaatasin ka üle, mina ei tea, ma olen loll mees, et kas seal on, kas oligi ikka see, et tulite 0-3 välja 3-3-ni, 90+7, eks ole, ja siis mõtlesid, on tehtud ja jalg sirgeks või? Ma ei näinud seda, kindlasti mitte, et kõik on tehtud, ei seda mitte, et mõtlesime juba seal vahetuste ja asjade peale, et mida oleks vaja teha. No see nurgalöök, et seal jälle kahjuks magasime mingi liikumise maha, keegi kuskilt astus välja, et sellise teise palli olukord, et selline väike ping-pong oli seal kastis, sellest on loomulikult kahju. Aga ma ütlen, et tegelikult ju peab poisse kiitma, jälle mängisime Premmi satsi vastu ja ei saa öelda, okei, 0-3 oli taga, see ei näinud korraks hea välja, aga õnneks hakkas siis kohe kiire tagasitulek, et aga me ei annu nagu kordagi mängu valtel nagu alla, et see on, et me tahame agressiivselt küljes olla, me suutsime olla ja me suutsime näidata, et see heal päeval võib-olla Transil, ma ei tahaks öelda, et Transil nüüd halb päev oli, aga ma tahaks öelda ka Velkot ja siin Nõmme United nüüd tõusis meistriliigasse, et see esiliiga tippude ja ütleme siis selline meistriliigase tase, ma ütleks, ei ole nii hullumeelselt suur vahena. Jah, kes karikat teada tahab, siis Flora võitis Unitedit 3-1, Vaprus 2-1 Velkot, Trans 4-3 Viimsit ja Paide 6-0 Kalevit. Aga vaatan esiliiga tabelisse, siis tohob ime, mulle Viims ei olegi esimene. Ei räägi see 0-0 ja lahti, et see mõttes, et on kas tõesti, nüüd on see tegime mõned vahetused, vahetasime et Nõmme Kalju tuubliga, et tõime mõned mängijad, kes võib-olla ei ole nii palju mänguaega saanud ja mõned mängijad siis ka muidugi, kes mängisid Narva vastu ja ütleme nii, et see mäng oli jalgades, et võib-olla jah, siin saab meistriliigast ka rääkida Paide Narva, kus Narva ikkagi kannatas, ütleme, et see 2 päeva vahet ja 3. päeval mäng, et see Viimsile meie mängijatele võib-olla oli, ütleme natukene raske, aga ei taha selle taha pugeda, sest meil oli piisavalt võimalusi, et see mäng ära otsustada ja loomulikult lõpus oli ka variant, et Nõmme Kalju otsustab hoopis ära, et selles mõttes kahju on see, et me kaotasime punkte, aga esimest korda saime sel hooajal 0 taga. Ja esimene kord, 2 mängu mängitud liigas, esimene kollan on olemas, Andres. Mis toimub? 3-5, kuidas saab esimese poole nii jätesse minna, et sa võtad esimese pool vastu? Seal jah, ütleme, kui hakata, ma ei tea, kas siin tohib üldse rääkida jälle kohtunikul suunas neid sõnu võtma, aga ta ei julgenud isegi tulla midagi väga rääkima, viskas kaugelt selle kaardi ära, jooksis minema, et väga seletada ei saanud, aga jah, tol momendil mulle tundus, et see vile läks natukene ühes suunas, et iga meie mingi väiksem asi oli viga ja siis võrdväärselt teisele poole ei olnud, et siis mul oli vaja seda kommenteerida, et kas seda oli vaja, ei olnud vaja, aga ma ütlen, pärast seda läks mäng paremaks. Et nali naljaks, aga
aga jah, et praegu on mingi selline, tundub selline trend, et tahetakse vähe jõulisemalt seda mängu lasta. On jah, mul on tunne. Ja see on kõik okei, mulle see isegi meeldib, kas kõik sellega üks valmis on, ei tea, aga ma tahaks ikkagi sellist võrdväärset kohtlemist, et kui ühele poole antakse ja teisele poole täpselt sama eest mitte, siis see mulle ei sobinud, ütleme niimoodi tol momendil. Aga jah, muidu ei midagi ei midagi erilist. Elu nagu elu ikka. Elu nagu elu ikka, täpselt. Ikka juhtub, ma arvan, et see on emotsioonidega mäng ja peabki olema, et ma ei ole kindlasti ainus treener, kes siin kaarte hakkab saama. Ei, ma ütlen, kui treener saab alla 8 kolla soojal, siis kas on üldse mõtet ametis hoida? Lepingus sisse kirjutada. Minu peal siin ka kollasi korranud võtma. Ma isegi alla käisid, nüüd ma saan aru, reisu peale. Kas käisid ka poisiga jalgpalli vaatamas või oli puhas selline, et jalutasid rannas käsi käes? Jalutasin rannas käsi käes, jalgpalli vaatamise käinud, kuigi ütleme, seal Marokos jätkuvalt olid väljas need Afrika karika plakatid, mis jaanuaris toimus. Nad ju võitsid. Aga nüüd nad võitsid, jah. Ma arvan, pidu on alles täna, ma tulin enne ära, kui pidu tulin ära. Nojah, raske elu sellisel juhul. Ära, tead, eks me kõik oleme vähem või rohkem premium-liigat vaadanud. Vana aja teeme siis sellise Eido formaadi, et Eido ütleb väite ja te ei tohi vastata, ma ütlen, keelatud sõnad on aeg näitab. Meil on ainult 2 vooru mängitud. Ja täpselt, et hooaeg on alles algus. Häma on keelatud. Jah, ei vastused. Et siin on jah, ei, kas Eidol on õigus, ei ole õigus. Alustame, lähme enam-vähem tabelit pidi, aga mitte päris, et kuna ma ei ole seda, mul ei ole ühe tiimi kohta küsimus, siis ma jätan ta natuke vahetan natuke. Me alustame Nõmme Raljust. Nõmme Ralju alistas Tammetu 1-0. Nõmme Ralju alistas nüüd nädalavahetusel Flora 1-0. Väga lihtne küsimus. Ma arvan, et mitte keegi meist, tähendab, ma tean, et mitte keegi meist ei pannud Raljut kõrgemale kui 3. koht. Seal oli vist ka ainus mina, kes mägi 3. 2 ülikindlat 1-0, selles mõttes olgem ausad. Liisame juurde superkarika, et neil on 3 võitu, millest 2 Flora üle. Kas Ralju lõpetab vähemalt teisena? Hetke pealt, selles mõttes see on nii ennustus ja asja, kas see raud on küsimus selles, et kas see Ralju, mis ta on näidanud nendes 2 mängus, on selline, et me tõstame ta oma pingeridades oma peas kõrgemale. Teiseks. Ja ma siia kõndides mõtlesin täpselt samale, et kui ma võrdlen, et ma panin Paide esimeseks, siis ma mõtlesin samale küsimusele, et Kalju on tõesti näitanud selle esimestes mängudes sellist tagakindlust ja on oma värava ära löönud ja nii tavaliselt meistriks tullakse, ütleme nüüd. No see kas ma nüüd meistriks teid paneks kohe, aga kindlasti on näitanud sellist head algust. 108 minutit, täna 0. Ka sellises olukorras, et Flora vastu mänginud Podoljusin, mis on täis pauku. Midagi, ma ei tea, Andres, ma ütlen ausalt, see Ralju, kuidas mängib, nagu taktikaliselt on jõhtralt keeruline. Selles mõttes mitte keeruline, aga ta on umbes see, et rünnakul, eks ole, on selline mis iganes, eks ole. Ja siis kaitses ajume, eks ole, kaitses ajutakse 5. liini seal, ma ei tea, mis see Sütšikov, kuidas need mehed liiguvad, see on päris selline, ei ole tavapärane, päris keeruline. Me oleme harjunud sellega, et mängime 4-2-3-1, sa tead täpselt, kuhu läheb, eks ole, et see mis selle tee siis minus lollile mehele selgeks, kuidas see Ralju on saanud hetkel? Ma arvan, et see on nüüd aastast aastasse töö lõpuks, et selles mõttes vähe muudatusi, treener on saanud tegeleda selle satsiga väga pikalt ja see nüüd kandub edasi, siis juba lähed seal individuaalselt, lähened võib-olla veel ekstra mingitele mängijatele, mis on nagu neid ründajaid pean silmas, sul on promissid ja nüüd siis männilaaned, kes sul tulevad ja löövad ära ka. Ja. Et just see järjepidevus, see näitab, ma arvan, seda. Ma arvan ka, et kui see ennustuse juurde tagasi tulla, et siis hetkel on küll see seis, et ilmselgelt on alahinnatud. Aga mis sa praegu panema? Me ei saa enam muuta, seepärast seal spetsialistideks. Mina teadsin ette, et Tammet on viimane näiteks ja neid asju, mul on kõik õigeseni. Aga kuhu sa Ralju paneks? See tõhutund järg, kellest ette paneks? No see on kõige raskem küsimus, kellest ette nagu... No Florast kindlasti 2 korda võidetud, selles mõttes. Mul oligi Flora vist oli 3, on ja siis jah. Et selles mõttes see, et Kaljuga näiteks mõtte, kui ma see ennustus tegin ka, kui me kirjutasin seda kirjalikku versiooni ka tegime, see oli ka see, et
täpselt on see, et raske on neid panna 4., samas raske on öelda täpselt, kellest nad kindlasti paremad on, aga samas on selge, et kellest nad kindlasti on lõpuks paremad on, aga kellest täpselt seda on nagu raske nagu öelda. Andres, sa majast praegu majast, kas majast teiseks või veel ei paneks? Vist ei paneks sina? Sina oled selline vana Flora mees, sina usud pimesi, sina usud pimesi kusjuures vahest 2 korda. Ei selles mõttes, ma arvan see, mis sa ütlesid ka, et top 2 täitsa, ütleme, kui ma peaks valima kas top 2 või mitte, pigem see praegu pakuks, et võiks olla lõpuks top 2. Aga kes jääks neile seal top 2 on, ütleme seal kõigil ülejäänud 3, Levadia on küll võitnud 2 korda, aga samas nad ei ole ka nagu nii kindlad olnud, ega see ju teine võitnud Harju üle ka see Liivaku värav, mis seal nii-öelda lõpuks pinged nagu maha võttes, see oli ka, see oli ju täitsa juhus. Meistriklass, jah. Täpselt nii mõeldud. jah. Nõmme Ralju, ma ütleks, kõige suuremad üllatused on, kõik muu on ju sama nagu eelmine aasta, et Männila on ees ja Ivanov, Henrik See, need jutud ja kuskil möllab siht ja nii edasi. Need wingbackid, eks ole. Ühel pool on Boroniltšikov ja teisel pool, ei ole wingback, selles ta rünnakul on kuskil ülikõrgel on see Sõtšurov, on õige veidlusem nimi. Et see on päris üllatav, see mõttes Boroniltšikov, ma arvan, Boroniltšikov, vabandust, ma ei kasuta Rahteršaad, et tegelikult on Ratšaad selles nimes. Et see on üks hooaja sellised üllatajaid, ma arvan, et see, et ta mängis talved ennast Ralju põhimees ja see on see vaidluskoht, nüüd ma juba tean ette, et siin kui mingi vend läheb suurde klubisse ja siis ta murrab seal, saab altkoossi, siis kõik ütlevad, ma juba nägin ette. Aga ma seda, et ma päriselt ma ei tea ühtegi inimest, kes ütles, et Sõtšikov on nii äge, et ta oleks medalitõudlejas altkoosis mees. Et selles mõttes, et need 2 sellist päris üllatavat venda. Sellega täitsa nõus, et head tõusmes, et täpselt, et tuled Kalevist ja murrad kohe ennast Kaljus põhis, see on väga hea. Ja ma ütlen, eriti see Sõtšikov on üllatav. Boroniltšikov sa midagi veel nägid, vaata, et see hea tross ja värgid, Sõtšikov on veel vaatad, ma ei tea, mingi Enar Jäädur on hea tehnikana tema võrreldes. Ära nüüd nii kriitiline ole. Teelt on ju noortekoondisest siin 2003 läbi käinud, et Teelt on tubli poiss ja näed, Nikita nägi midagi temas, et selles mõttes Andreev on üldsegi võtta ja kas või eelmine aasta ju Pärnust tulid mehed, pani põhikoosseisu mängima, et ta ikkagi oskab või tal on, täpselt ongi see, et kui palju tema silma on nendes värbamistes, et kui palju seal Kuno otsustab, palju tema otsustab, eks see lõpuks tahaks arvata, et ikkagi treener saab öelda, et kas ma võtan Pärnust või kas ma võtan Kalevist selle mängijad ja seal on ju käinud teisedki näitamas, keda ei võetud, nii et tal on ikkagi kindel plaan oma peas ja kas see mängija sobib tema plaani, et ongi, et ei ole Ruben Amorim, kes minu plaan, aga mängijaid ei ole selleks. Ta ikkagi paneb nagu ikkagi mehed mängima, see on ju nüüd aastast aastasse näha olnud, et ta suudab mängijast leida selle miski, mis on nagu tema jaoks, tema plaani jaoks oluline ja ta kuidagi ühendab need punktid hästi ära kuidagi. Talju suur häda vist on see, et olgem ausad, nad on meeskond, kes eks ole legionärid peaks olema suures rollis, Ezono ei saanud üldse mängida viimases mängus Flora vastu ja Tšabir ei saanud üldse peale viimases mängus ja siis Baptista Saier, tegelikult oli, pigem oli, ma ütleks isegi kehvem kui Kask, et sealt on suur varu, aga mis on võib-olla vähem varu, ikkagi Vassjut on ikka huvitav, et tuli platsile ja umbes 4 minutit ja mängid vaatasid, et kurat, see on ikka Eesti liiga üks parimad mehed. See mõttes kõik tehnik ja mängu lugemine vaatasid, et väga huvitav. Ma arvasin, see Vassjutko tuleb täis fail, nagu selles mõttes mina ei uskunud, et peale võiti. Ja võt ei osanud midagi arvata, ütlen ausalt. Kussi see klass on ikka oma järgu ja see täitsa ulmena. Samas ka tegada ju Sloveenias ka palju ei saanud peale, tal see nii-öelda tema mängu siis nii-öelda selle praktika või mängu taseme kohta tegelikult oli ju väga vähe aimdust üldse, mis ta nagu teinud on ja mis tasemel teinud on, et pigem ma olen Eigopaas, ma olin ka pigem skeptiline, et ikkagi ei olnud ammu näinud, ei olnud nagu sellest tasemest teadlik ja pigem kui sellises kohtast tagasi tullakse, tihtipeale tase on veidike kehvem olnud kui sinna minnes, aga ilmselgelt seal see baastase siis on nii kõrge, et aga mulle meeldib see ka, et see välismaalastele, et kui sa ei ole parem kui meie mees, siis meie mees mängib, et ei ole nii, et me tõime siia, nüüd ta peab mängima, et seal on ka see usaldus juba tekkinud treeneril, et treener
treener otsustab, et kes parasjagu mängib. Ja mis on tore, tegelikult Andrei ja kõiki neid ju noori mehi usaldab, et ei ole see, et ma ei tea, siin mingi aasta tagune Levadia, kus oli 27 pead olema, et põhisse saada. Väga hea üleminek, väga hea, sealt ma kohe lõikan sisse. Levadia on võitnud 2-0 Kuressaaret ja 3-1 Laadrit, et kui mingid Levadia on sats, keda seonduvalt tööasjadest väga liialt, tema esimese voorus just, ma tõesti pole näinud, ma ju täisin vaatama ma olen täis segast, igast, mida ma Levadia puhul, ma teen selle väga lihtsa küsimuse reedel tõenäoliselt tuleb koondise koosseis Levadia kõige ägedam asi lisaks võitudele on ikkagi Skvartsov, Maximilian Skvartsov igatahes, mida ma öelda tahan, kas teeme kas ta peaks olema juba praegu Aafrikasse sõitvas koondises. Ja ma tegelikult on argumente on mõlema asja jaoks, üks on see, et vara veel 2 mändu, bla bla bla, aga teine argument on see, et no me ei tea ju vaata, kes sealt välismaalt ära jäävad. Selles mõttes ma ütleks nagu ei, kui kõik mehed on terved, saaks tulla, siis ma arvan, ta ei ole veel sel tasem, et ta peaks seal nimekirjas olema. Kui sealt välismängijatest kukub seal, ma ei tea, 4-5 poolkatsist ära, siis jah. Et kindlasti ta on ju 21 tase ja miks mitte, et ta on kindlasti koputab juba uksele. Kes on olnud viimases 2 sarnas lihtsalt, ma mõtlen mehed, kellele ma võrdlen, on Jakovlev, Mustmaa, Eerme, Kuratšin. Et selles mõttes, et need on mängijad, kes on olnud viimastes akendes koondises, et kas ta kellegi nende Nad ei ole kõik olnud, seal ongi alati üks olnud, on jah, üks kaks. Okei, Jakovlev, Mustmaa rohkem olnud, aga minul isiklikult Maksim meeldib, et tema ikkagi tegi harjus selle Tampeduule selle võimaluse ära, lõi ise, mis juhtus, Levadia võitis 2-0 Kuressaaret, oli selline 2-0, kus otsin esimene poole olla 4-0, olgem ausad, et see oli ikka ülesõit ja Laadrit võidet 3-1 niimoodi, et oli seal pooltunnil, täistunnil oli vist veel 1-1 ja lõpuks Liivat. Targa mehena ikkagi lasi võimalus sealt teha ristnurgalipust. Tõhi koht oli see väravas. See on mees, vaata. Nurgalipust tõmban ikka nurgalipu juures ta ristnurka vaata. Ja siis Skvortsov tegi esimese värava, et Tampeduule... See oli selline, et vaata, et vigastada ei saa. Ja see nagu... Jäi terveks õnneks. Ja siis, eks ole, see 3. värav oli... jõhtrat ilus, et tuli sealt keskjoonu juurest tahtis tulema, tuli, pani risti. Esimeses mängus Kurele lõi penaltist, aga olgem ausad seal ka, ütleme see võib-olla on märgiline, et kui seal teised mehed vahetati välja, siis Skvortsov on nüüd olnud kuidagi jäävalt. Ma mõtlen, see on päris haige, see mõttes, et sul on kuskil on tulemas Joao Pedro, sul on Vendel tulemas, sul on, kuskil on need päris asjalikud mehed tegelikult tulemas, kes võiks selle kohe ära võtta, ma arvan, et tegi põnevam meend. Mis sa räägis, siis Skvortsov, seda on hästi kaua räägitud, et Kuro Torres on tropp, et ei ole minuteid ja värk ja see oli eelmise aasta selline paljude fännide südameassi. Mis see Skvortsovi ägedaks teeb? Välismaa treenerina võib-olla tõesti sa võtad need välismaalased ja usaldad siis neid, keda sa võtsid, on ju. Ja noort võib-olla jah, et tuleb, annab mõned minutid, mis tal oli, 240 minutit vist tuli, on ju, et seda oli loomulikult vähe, aga tal vist oli mingid vigastused ka eelmine aasta, mis segasid teda, et aga mis teeb teda, just selline platsi nägemine, võib-olla jah, võimsust tal veel ju ei ole, lihtsalt noor mängija, aga jah, see liikumine, palliga mäng, löök, tehnika, et selles mõttes kindlasti noor tuleviku väga perspektiivikas mängija, ütleme nii, ja miks mitte, koputab kindlasti uksele juba, et minu arust on see mõttes huvitav, et tal ei ole vaata siis mingit nagu sest ägedat skilli, ma ei oska seda, vaata kui sa vaatad, võtame need Flora vehed, et sa saad aru, miks Alama, et sulle suudab läbi minna mingi nõrksuda ja siis Kaares suur, tugev on ju. Vaatas Skvortsovi, suva vend, heas mõttes. Ta on selline natuke nagu, võib-olla on natuke liig võrrelda, aga käidilik selline, ta on nagu kuidagi selline pehmelt läheb, et mõnus voolav selline mängija, et juba keeruline võib-olla kinni võtta isegi, ma ütleks, leiab oma võimaluse kindlasti. Nagu ta näitas ka Harju vastu. Kas sina, kui ei oleks Jürgen Enn, saaksid endal juursed sirdada pähe tagasi ja oleksid ilus mees, vaata. Nagu Jürgen Enn, kas sa võtad Skvortsovi koondisesse? No ma pigem jah, praegu jään selle
ei juurde, sest et mänge on vähe, teine asi on see, et ma saan, et kui sinna Aafrikas praegu minnakse, kes rääkis ka, et seda, neil on vaja mingi vaktsiine teha seal ja nendele vaja teha juba umbes 10-15 päeva ette ja ma arvan, kui seda nimekirja koostati, siis ma ei tea, kas selleks, et sul üldse mõni mäng veel peetud, et ma arvan, seal lihtsalt on see argument võib praegu olla, et kui seda nii-öelda mehi sinna arsti juurde saatma hakati, siis võib-olla tal Premium-liigas nii palju mängitud, et Skvortsov ei pruukinud veel pildis olla lihtsalt, jah. No Levadias saame, ma arvan, parema pildi ette nüüd see nädalavahetus, et on Paidega. Et see mõttes, et see Kure ja Laar, et on küll õige, seda peaksime jalgpalli õilmitseb seepärast, et nii palju sellised tasaväärse mänge ja asju. Selle jäta mul meelde, mul on selle kohta küsimus ka teile mõlemale. Teeme Nõmme United TV. Ja ma mõtlesin, et kuidas see saaks tasavägis minna, flippida kuidagi. Nõmme United võitis, esimeses mängus kaotas Floral 0-3. Oli selles mõttes ei naljakas mäng, et tegelikult United lõi olukordi küll, aga kohe kui pall ära kaotati, täispaanika. Põhimõtteliselt, kui sa said pool kiirsse tulla, siis oli nagu ütleme, aus tulemus selle mängus oleks olnud võib-olla 1-5 näiteks. Ja siis nüüd see nädalavahetus, mis oli 7-1 Pärnu Vaprust võideti. Ma teen sellise küsimuse. Ma olen see Sartan nüüd, 35. Kas väravad söödud, 35 on palju, ütleme, kas Sartar Ljutal nüüd on 1+3 kirjas selle ühe mänguna? Peglaršvili, jah? Mis ma ütlen? Sakar Ljuka ütlesid, jah? Sartar Ljutal, olgem ausad, see oli karta, et tuleb sigase peks. Peglaršvili, lõikime välja, tegelikult ei lõita. Peglaršvili vabandan riigi kuulete et 1+3 on kirjas sellest eelmist mängust värav pluss söödud, mis me ütlesime, et üle-eelmine hooaeg oli Transis oli umbes 20 ja eelmine aasta esiliigas oli umbes 60 vist mingi 50 alla vist oli kuskil äkki, jah. Et kas Sarta teeb ütleme, väravad söödud teeb 3+. Need kahe mängu pealt. Vaata, nüüd võib-olla andis väikse hoiatuse, et kuidas peaks mängima tema vastu, et nagu sa talle ruumi annad, siis talle need söödud üles leiab, et see oli nagu ammu teada, et kui ta esiliigas mängis, me teadsime, et tal on vaja olla küljes, ta leiab need käigud ikka üles, jah, aga oleks eeldanud, et meisterliigas aits nagu Pärnu suudab, ütleme, suudaks ta elimineerida, et aga tegid tast hoopis Messi, kes tõstan taha risti, annan sööte siia sinna, et selles mõttes jah, Saka tegi väga hea avalduse ja mängu. Sa lööd 7 niimoodi, et sul Õunapuu tuleb vahetuses viimases 20 minutiks täitsa haigena. Õunapuu tuli. Ja Õunapuu oleks võinud hätriki ka teha, et seal nad ikka lustisid tõesti, et Pärnu nägi päris kehvake välja. Unitedi ilus. Aga jah, ei ilu selles mõttes, et Flora vastu, ütleme isegi Flora seal karikamängus selle duubli vastu tegelikult nad alustasid päris okeilt, aga ikkagi pandi nad paika. Et aga nüüd see Pärnu vastu näitasid, et võib ikkagi arvestada, et ei ole nii, et kohe viimaseks peaks neid panema, et keegi tõi vist näite ka, kas nad eelmine kord, kui nad meistriliigas olid 22 väravat üldse kokku, et nüüd on juba kolmandik löödud. Ma küsin siis teistpidi United puhul, ütleme lõppkohta võib-olla keeruline hinnata. See 30 õige, selle võite mulle vastata. Ma ütlen ei ikkagi, sest et ma arvan, 30 on ikkagi palju ja niimoodi lustida, ma arvan, see võis olla kõige sellisem vaba mäng tema jaoks terve hooaja jooksul, et kahtlen sügavalt, et keegi teine talle nii palju ruumi jätab ja kui jätab, siis on näha, siis karistas ära, et keegi ei saa lihtsalt jätta, et kui sa jätad see iseendale juba nii-öelda lased kuuli jalga sellega. Bellaršviliks, seal on see Uusum päris äge, on. See oli tõesti mõnus, jah. Siis on, eks ole, Mätas ei ole löönud, eks ole, Mätas üldse alustab, Õunapuu on, siis on üks, midagi on veel pingilt, kes mul meelde ei tule. Kas, ma teen siis teistpidi, kas Nõmme United väravlöömise osas, just väravlöömise osas lõpetab top 5? Et kas ta on parim tagaotsa sats väravlöömises? Ma olen kindel, et Nõmme United tuleb ilgelt sisse laskma, sest ma vabandan Mattias Paltsi näiteks vanemate ees, aga sorry, see mees ei ole nagu meistriga tase minu. Ma isegi võib-olla tema veel, aga seal on see suur jaapanlane, Chisala, Chanda. Või Chanda, sorry, jah, mitte Chisala.
ei, on Morishida ja Chanda, seal on legionärid on kaitses ja see Flora vastu nägid ja elu tule välja see kaitseriik. Pigem ma ütlen ikkagi sellel küsimusel ka ei, tea küll nüüd see 7 tuli, aga nad on ju teisi mänge ka siin mänginud, tegelikult need väravad ei tule neil nii lihtsalt, see üks mäng on pigem nagu hetkel veel anomaalia, nagu lihtsalt selline väike erand lihtsalt, et pigem on see üldine pilt olnud see, et tulevad raskelt ikka pigem need väravad. Ma teen ma teeme Paide linna meeskonna juures, ma võtaks üldse see suurema pildi küsimuse. Meil läheb ju kohe, kui mingi üllatusvõit on kuskil, eks ole, või natuke üllatavam tulemus, kohe läheb see plaat peale, maailma parim liiga, vaata, tõrks, eks ole, Drake on super võrdne ja fantastiline. Mingi teine teooria, või mina näen natuke seal paadis, et ma mõtlesin siis lihtsalt niimoodi, kas me peame olema suviste euromändude pärast mures. Meil on Flora, kes ei ole jätnud väga veenvad muljet, meil on seal Levadia, kes on võitnud, ei ole jätnud, selles mõttes me näeme, et see meeskond on kehvemate meestel kui eelmine aasta. Meil on Raljud, siis meil on Paide. Üks selline optimist ütleb, et näed, Paide kaotas Pärnule, eks ole 2-3 fantast ja siis jalgpalli me võitsime Trans 1-0 viimase minuti väravast või 97. Et üks optimist on see, et fantastiline liiga. Ütleme nii, ma küsin siis Kaalet sinu käest niipidi, kas meil on, kui meil need euromängud on tehtud, kas meil on jätkuvalt 4 kohta alles? Vist ei ole või? See on tõesti, ütleme, alguses sa tahaks küsida, et kas optimistlik euromängu teel, ütleme nii, et alati ma tahaks olla optimistlik, realistina alati ma ütlen, et see, et raske on, alati on raske. Aga see hooaja algus nagu tippude osas minu jaoks on olnud ehmatavalt kehv. Ma ei tea miks. Võib-olla see just, et Florast on nii palju mängijaid ära läinud ja kui sa mõtled, et need mängijad, kes ära läksid, oleks kõik alles euromängudeks, oleks kindlasti paremad šansid Floral. Et ma ei tea, sa vist juurde ei saa ennem ju eurosid tuua. Ikka saab. See vist tuleb, see aken läheb seda kene lahti. Meil on märtsi keskpaik ka, et see mõttes ei ole väga hullu. Et see mõttes ei tasu. Ütleme pigem on see, et ma ei tahaks jälle seda öelda, et see kohtarv langeb 3 peale, aga ütleme, pigem hetkel tundub see tõenäolisem, sest et kui me nüüd sellele suvele lähme vastu nii, et meil see Flora Alaruk proov ära. See tähendab, et meil on Andres Ooper 55 riiki on mitmes me oleme pingerist tead või? Mingi 52 või 3 vist. 53. Täpselt. Selles me peame väga õnnestuma, et seal, mitte väga õnnestuma, ikka mõõdukalt õnnestuma. See peab õnnestuma selle loosi valikuga, et ei minu küsimus on see, kas teil on jätnud ka tippklubid nagu halva mulje natukene, tervikuna. Mina panin vaata Paide ja sinna ettepoole, et siis nemad küll ei ole näidanud seda minekut, et ma Kalevi karikamängu ei võtaks siin nagu arvesse, et ei ole väsinud transi vastu. Ma lihtsalt Andres Ooper võite seina peal mõne Andres Ooper, Kalev nii kehv, et seda ei tasu üldse arvestada. Ei julge seda ka väita, me mängime homme nende vastu. Ja siis nad panid siin FC Tallinnale just 5, et aga jah, et Paide nagu nii-öelda väsinud transi vastu ja Anier ka seda ütles, et nad peavad õppima selles viimases kolmandikus ikkagi meeskondasid murdma ja praegu seda ei näinud, et aga hooaeg ongi alles algusfaasis ja sul on vaja seda natukene seda, et harjuda ilmaga ja tuulega ja päiksega ja märja ja kuiva ja kõigega, et ei ole päris saal enam. Euroopa on kindlasti ka see, et ega nüüd Euroopas sellist mängu just mängida ei saa ja nende vastu tulda Euroopas üks madala blokiga nagu siin Eestis, et ilmselgelt Euroopas tuleb vastu võistkond, kes tahab ise Paide vastu domineerida, et ilmselgelt tuleb teistmoodi mängida. Aga ja tulles mingi frustratsioon seal Paides ju on, et ma mõtlen just seda ühte punast kaarti, mis oli, et jättis pani mõtlema. See on siis Ojamar, kes sai vist pikema taristuse jätab enne aprilli, võttis kuu endal vabalt. See on sealt peale mõnus, vaata. See kuu ei mängi, võtad see punas ära, vaata. See kuu ei mängi, panen tegele muud asja. Trenni, jah? Ma tegin, et ei oleks kas ei küsimused ainult, siis ma kirjutasin ka, et mul see Flora
Kalju mäng, no Flora võitis 3-0 siis avavoorus Unitedit ja siis kaotasid 0-1 Nõmme Raljule ja see on alati see, vaata, sa võtad mingi asja pähe ja siis see võib olla täitsa debiilne teooria, mind nagu karjuvalt häiris see, et Floral ainus mees, kes jättis liidri mulje platsil, kui eelmine aasta oli see, oli Poom võttis mehi kokku ja tegelikult keskkaitse tõudes, eks ole, nad olid sellised, kui mingi asi oli halvasti. No see meeskond alati ronis selline sõnitusest välja, eks ole, ja nüüd Kalju vastu sul on, see on terve poole asju teha, et lükka tee, eks ole, sul on 84 minut, et tee ja võta ja keeruta see, Kalju ei ole ju midagi ületamatut, selle vastu Flora peaks ühe värava ära lööma ja käib mingi sõim ja möla oma vahel ja vaatad seda, mis seal platsi toimub, et kes peaks selle meeskonna liider olema? Mina toin selle kära, ma lihtsalt vaatasin seda platsi, ma ütlesin täitsa haige, see mõttes et kes peaks üldse seal olema, see mees, kui see Kreida sõna otsa mõttes mingi 80-70 minutit sõimab seal keskkaitse mingi 19 aastast keskkaitse lihtsalt vene keeles sõimab, eks ole. Kes peaks olema see vend, et lõpeta ära, et me peame väravat lööma. Ikka Sapinen. Sapinen ei ole liiga raudel ja liiga... Ja võt see on nüüd ja sinna ma oleks ka jõudnud, et täpselt, et ta võiks olla on ju keskkaitse või keskpoolik, kellel on seal kõik ümberringi, aga Sapinen on ju ennemgi näitanud, et temas on tegelikult seda sisu ju, et ta võtab sõna ja eelmine aasta vist alustasid seda hooaega mingite väljaprintimistega, et kuidas keegi ei uskunud neisse ja näed, vähemalt väljapoole paistab nii, aga jah, et see, et Kreida ei ole liider, seda me saime nüüd väga hästi aru, et jah, ega see kaitseliin seal väga Floras praegu oma... Andres Vaher, ilus värav. Ja väga ilus värav, ma ei tea tõesti, kuidas saab sellise tagasisöödu mängida, aga erroreid ikka tuleb sisse, nii et aga neid on natukene palju, et Flora-sugusel satsil ei tohi või mängija ei tohi eksida sellise tagasisööduga, et sa annad lihtsalt kuidagi mingit õhust, mis seda siin rinna peale väravahile anda või et selliseid terroreid ei tohi tulla sisse. See läks ikka väga üle jala. Jah, et keskvälja, kas Teeveli võiks siuke mees olla, kes siis natuke? Ma ise mõtlesin ka Teeveli peale, oli vist ikka Kalevis oli vist kapten, kui ta oli 20. Oli. Et võib-olla jah, tuskiga. Mida ma ütlen, et kui ma peaks ütlema, et Flora on meister ja Flora on 5, siis ikka vist meister, eks ole. Ütleme 5-ndaks on väga raske, jah, ma arvan ikka panna neid. Ja tõmba vähemaks. Jah, tõmba 4 peale. Aga ma ütlen, et seal on ikka puudu nendest kõikidest meestest, kes meil seal... See võtab aega natuke, see võtab aega, et need uued mängijad tuleksid ja... see Mihhailo vist on nagu eriti üllatuslikult puudu. Ma küsin teistpidi, see mõttes, et teine narratiiv, mida me saated on kuulanud, meil on kuidagi, võib-olla nüüd võite küll parandada, meil on kuidagi selline vibe, et kui meil on jalgpallilised läheb fantastiliselt, meil läheb Slovakkia liigas. Et Slovakkia liiga ma lihtsalt ütlen, see on selline liiga, mis ta on siin? Ta on natuke Armeenia liigast eespool, eks ole. Rolling 3 on Armeenia, Rolling 2 on Iirimaa, siis on Island, Serbia on üli taga ja siis tulebki, et seal ees on Slovakkia. Et Slovakkial tutuvad ka suured punktid ära varsti, et siis me ikkagi räägime sest tõenäoliselt 30. roha liigast. Kas meil see vibe? Let's go, meil Eesti koondis Slovakkias, let's go, vaata. Kas see on natuke liig? Et ma natuke, vahest kuulen, juttu on vahest selline, mul tundub, et me mingi vennad mängivad Hollandis või ma ei tea, kus kohas, vaata. Et meil Slovakkias 4 meest oli platsil. Meil on Slovakkias nüüd 5 eestlast, eks ole vist juba lausa. Tavaliselt jah kipub olema mingi aeg see mingi suund, mingi aeg oli Iirimaal olid veel 5-6 meest, on ju, siis kunagi olid ju, Andres teab, Küprosel oli 5-6 meest, on ju, et ega neid riike on jah niimoodi olnud, et kuskile minnakse, siis läheb seltskond järgi, aga kindlasti on ju Slovakkia liiga tugevam kui Eesti liiga, et ega selle vastu ei ole midagi öelda, et kindlasti nad saavad kõrgem tasemel mänge, kui siin saaksid ja selles mõttes on see koondisele hea. Muidugi tahaks, et meil võib-olla jah, koondise põhituumik mängiks seal võib-olla, ma ei tea, top 20, top 15 liigades. Ei, me lihtsalt on, kas me jutt vahest on selline, üleüldse teed see, võib-olla podcasti liigi, üleüldse mingite fännid on jutt, et see on juba äge asi, et meil on vennad Slovakkias. Slovakkia on laias laastus Euroopas 30 liiga, see mõttes, et 27. Tahaks mingit Šveitsi või Hollandit. Kas me peaks olema see, et Slovakkiasse minek, et me nagu ei tähtsus seda üle,
et meil minust me tähtsustame seda üle, et meil mingi vennad on Slovakia Saltkrossi. Slovakia liig, uuesti selles mõttes, kes see mängis, see sama vana ja see Luka oli vist see eelmine kord Nõmme Unitedist. No see mingi vaatad, see no jube raigas mõtled, kuidas saab Eestis tuua sellise legionäri, õudne. Slovakia liigas põhimees vaata, et see nagu mul tuli Mihhailoviga meelde, et see mul asja, mis on Neigo südamed, selle teeme selle järgmist saates sealt. See on ainult hüppelauaks see liiga. Samas on ka see, et kui võtta, ütleme, Palumets kõrval, et see ülejäänud on pigem ikkagi koondise mehed, kes on koondises pingil nii-öelda, et võib-olla koondise põhimeeste, nii-öelda eeltest algkosse meestest ainult Palumets võib-olla on ju Slovakkias, ülejäänud on ikkagi koondise vahetusmehed või Mihhailov või Hussar tegelikult pole üldse tegelikult ju koondismehed olnudki siiamaani, et selles mõttes selle taseme kohta ma Slovakkiasse minek väga hea jälle. Mis siis järgmisena, mis meil on Floral oli siis 3 punkti, Vaidel 3 punkti, meil on 3 punkti on ka sellise meeskonna nagu Laadri näiteks. Laadri, ma lihtsalt küsin, kas selle Laadrist on mingit aimu, et selles mõttes, ma ütlen ausalt, tahaks mingi isegi Laadri kohta, kui ma tahaks mingi küsida, ma ei oska. Neil on üks mäng oli seal hallis, võitsid Transi, aga see oli hallis, minu eest vale, ja siis nad näisid hambaid Levadiale. Et minust ei ole teist meeskonda, kelle puhul mul üldse aimu, mis nad on veel. Teil mängisid juba täitsa okeilt on ju selle Levadia vastu ka, et see, neil on see mõnus agressiivsus, mis mulle meeldib ja see ütleme see, kuidas nad muidugi nurgalöögist ära lõid, see oli ka päris kehv, et seal ei saanud aru, oli see viga, ei olnud viga, õnneks ei võetud veaks, aga see on rumal punane kaart tegelikult, et mängija tegelikult liigub nagu natuke väravast eemale, jõua talle ette ja et ära näpi. Jah, ei oska ka päris nagu öelda, et mida veel oodata või arvata, aga mängivad see nädal ka Florada, et sulle sealt ei saa, neil minu Laadril on jube raske graafiki alguses, et see ainus lihtne mäng äkki oligi Trans. Esimese 5 voorus. Trans. Nad peavad ikka mingi täis esiliga sats olema, et Transile kaotada. Aga ma ütlen, et selles mõttes, et Laadri üritan vist ikka nii mängu vaatama minna, et äkki saab mingi sotti ette. No see on enda puhul jah, et see, et tead ju Andres ütles ka see agressiivsus, see, et kus nad nii-öelda nagu võitlevad ja sama selle Vaadia vastu just seda, tegelikult nad ju suutsid selle vähemuses olles päris hästi seista, et seal ei olnud mingit, ei tekkinud mingit lagunemist või sellist peatolekut ja see ju kaotus, selle juba mainisime ka, et see Liivaku filigraanne värava, mis nad murdis selle nii-öelda siis punktide mõttes, et otseselt nad ei teinud ju selles mõttes midagi valesti selles olukorras ja nad tegelikult ongi need tublid võitluslik meeskond, nüüd võib-olla rohkem, kui nad seal tabeli teise poole meeskonda rohkem mängima hakkavad, eks siis saab selle nii-öelda selle pildi rohkem ette, mida nad siis lõpuks saavutada võivad, See ei ole siis Andres Opper, vaid Madis Kalleti see küsimus. Meil on Pärnu Vaprus kaotasid 1-7, kuidas on aeg Igor võin siin minna ja Taavi Viik panna putri, sest 1-7 kaotuse järel on aeg lahkuda. Ei. Vaprusel on, olge päevasel, Vaprusel see kaitseliin, Siim Aer on äge mäng, ma olen kindel, ta on äge tüüdu ja värker, ta ei tohiks mängida, päris on liiks keskkaitsest, olge maust. Ei ütleme jah, neil on selles mõttes nagu keskkaitsete hetkel pahasti, kui mehed seal kõik tervede korras on, kindlasti on neil seda klassi ja taset rohkem, et Prins, ma arvan, usun, et raputas seda meeskonda pärast seda kaotust oskuslikult. Sooper, mis on sinul mängijana kõige suurem kaotus, mis sa mäletad? Ei pea olema, mis on üldse rohkem, mis on see suur saun, mida sa mäletad? Eesti koondisega või 0-7 midagi. Eesti koondis mäng. Kuidas seda, mis tunne see on, et sa lauluned nii ära, et sa enam ei taha mängida? Ma olen juba nii vana, ma ei mäleta. Ei oskagi praegu, see on väga keeruline praegu meelde tuletada, et lihtsalt ei tule ja ei tule, et kuidas seda asja vältida, selles mõttes, et see, mis seal Pärnu tegi selle United vastu 1-7 mängus, see oli ikka õudne. See oli see, mis klassik lagunemine, et see ühel hetkel lihtsalt mitte,
ma ei kujuta ja ütlen ausalt, et ja seal mingi kisamine kõrvalt et seal ja võib-olla siis tuleb välja see liider väljakul, kes võtab, ma ei tea, kas just sõna otses mõttes võtab rinnust kinni või prätist kinni kellelgi ja et come on kutid on ja kedagi sellist oleks ju vaja, et mingi moment sa saad aru, on seal 3 või 4 kuule toote, et võib-olla aitaks nüüd, et paneks nüüd ikka siia piduri peale, et või nagu Igor Tudor näitas, et võta 15 minutil väravat välja, et ka hollandlased on seda väga tihti teinud, et esimene pool tundi midagi ei tööta, võtame välja ära, paneme mingi asja nagu stopp peale, et eks neid võimalusi on ikka. Kui see lagunemine toimub mingil muul hetkel teisel poolel, ma ei tea, sul pole võib-olla enam vahetusi teha, siis ongi see 0-7 või 0-8 või 10 või... No näiteks, ma lihtsalt on näiteks 0-7 käib Bosnias mängimas Eesti kondisega näiteks. Seal oli väga palju asju langes kokku ja tulevadki sellised pahad otsused ja need kõik läksid sinu kahjuks, et seal ei oskagi, ründajana on väga vähe võimalik on ju teha ja vahepeal tundus, et kõik siis süüdistavad veel ründajad, et miks me ära ei löönud rohkem, et seal vist ongi siis üksteisele otsa vaatamine ja nagu siis tuleb väike koosolek teha peale mängu ja rääkida asjadest tegelikult, et klubis on seda võib-olla isegi lihtsam teha kui koondises, et koondises mõni ongi treener tunnebki siis, et on aeg minna võib-olla, et ta ei suuda siin aidata, et klubis on võib-olla lihtsam sellele vaadata otsa ja järgmine nädal teha vigade parandused, nüüd Prinsil ongi siis järgmine mäng, et võib-olla mehed mõtlesid, et nad ongi pärast Paide alistamist nii head, et lihtsalt sõidame see on ka jah, et selline uinutav oli vist, et Paide uinutas nad ära ja see on huvitav mäng oli lõppkokkuvõttes. Aga see näitab selliste meeskonnaga seda tugevust või ongi, et just selline keskmik, me olime Roodaga natuke sarnane olukord, et me võitsime mingit Ajaxit või Feyenoordi või PSV-d, aga siis saime omasuguste käest peksa, et see näitabki seda, et sa tahad küll olla seal kuskil selline, ma ei tea, 5-8 ja nii edasi, aga sul on seda ebastabiilsust just omasuguste võib-olla vastu, et tuleb selline ma ei tea, mentaalne rahulolu ja hoopis kõik läheb aia taha. Ma lihtsalt ütlen, see 1-7 hull, ma vaatasin kiiresti üle transfer Martist, oli Pette transfer, let's go, et ikkagi Andres Opper see 3 korda Eesti koondiselt 0-7 ikkagi. Mis seal veel on, ma ei mäleta niimoodi, Belgia võib-olla või... Iisrael oli... Vot seda Iisraeli ma mõtlesin, et see oli Norraga 3-3, kus oli Solbakken, ma mäletan, mängis veel... Seal oli enne seda oli napid jaotused järjest, et Gruusiale 1-3, Armeeniale 1-2, Aseritele 1-2 ja siis peale seda oli Norra sinna Iisrael ja see on 98 või 99, ma sellist aegi mäleta. Käisime nutumüüri arust pärast seda minu arust. Mõistlik käik on aga seal läks vist nihu. Kuressaar, teate küll minu suhtumist Kuressaares kui organisatsiooni, ma arvan, ärme seal peatu. Tartu Tammet ja Nats 4, kas te olete nõus siin valjult välja ütlema, et Eigo ütles, et nad jäävad viimaseks, et ma olen ainus, kes on neid Eestis viimaseks pakkunud. Kas te olete nüüd valmis välja ütlema, et Eigo, sa oled jalgpalligeenius? Veel mitte. Kahju. Muidugi selles mõttes oli ka, et see mäng Kuressaarega oli ju selline, et kaotasid küll 2-3, aga samas mänguliselt nad olid ikkagi palju rohkem kehvemad kui see skoor näitas, et neil oli seal 10 minuti periood oli hea, kus me 2 värat ära lõid ja oligi kõik, et see oli 2 peata olekut tegelikult, sellised teised pallid on, et millele Kure ei olnud valmis. Et kindlasti eeldaks nagu Tammekalt kõvasti rohkemat, kui nad see ei näidanud on. Et seal sama uus peatreener toodi omajagu ports välismaalasi, et võib-olla lihtsalt see kogu see kompott pole veel nii-öelda kokku segunenud nii nagu peaks, aga ütleme jah, potentsiaali on kindlasti palju rohkemaks, seni on hetkel ikka selge pettumus muidugi. Andres Opper, kui ma peaks ütlema üks nendest mängijatest on suvel Levadia ostab ära. Kas sa arvad, et Levadia ostab ära Muhamed Hüdara? Arvad, et ostab ära Oliver Aleksi Kandas lahti? Arvad, et ostab ära Thomas Rafael Gonsalves Lisboa või Pedro Manuel do Patrocino Trusta Silva? Et ma küsin, mida ma öelda tahan, et kes neist on üldse jätnud mulje, et on hea mängija? Praegu on vara seda siin see on jah, kahjuks jah.
need 2 mängu ei ole näidanud sellises valguses neid mängijaid, et teeksid sammu ülesse poole. Pigem on see, et peatreener tõi posti Levadiasse tagasi abitreener. selle Andres lahti kapten, seal üks, Viktori vaata üks kuule Starven oli, siis seal oli vist Starven, kui mängisid Ralju ja Tammet, Starven nagu karjus midagi mängu ajal. Ja siis Andres lahti artus vastu pelisem umbes, et tule saab peale mäng kokku. See on meeskonna rapte täitsa päris. Viimane assi peal sa lased ennast mõjutada ja sa lased häirid, vaata. Siis ma sain aru, et see võib-olla, ma ütlen, see võib-olla ei ole päris kapteni materjal, aga maitse asi muidugi. Kuidas kellegile? Ja Narva Trans, ma teeme siis lihtsalt kaotasid Aadrile 1-2, võitsid läbi häda vahele Viimsit, mis on, selles mõttes oleme ausad, et see, kus võidad ainult 4-3, see on ikkagi nende pool pahandus, sest nad peaks olema ikkagi Eesti 5 sats paberil. Ja siis nad raatsid 0-1 Paide linnameeskonnale viimase minuti pärast. Ma ei tea, mis see Narva Trans... No ei ole veel minekud sees, jah, oleme ausad, et... Ma teen niipidi, kas teen oma lemmik seda teooriat, et kas siin võib olla õigus, et kas jalgpall minu kuldreegel on see, sa pead seda meeskonda piisavalt palju uutma vahepeal. Et nende ainus, eks ole, asi, mis nad tegid, oli teid... jätame värasid kõrval, värasid on mõtet positsioon nagu nii, et ma tallit tegin nalja, ma olen vana värav, sa on näinud mind väravas küll Sony peas, mida ma öelda tahan, et kas see, et neil ainus vend, kelle nad tõid on Velier, kõik muu on sama, see on, ma olin skeptiline vapruse osas enne hooaeg, et liiga vähe muudatusi, siis võib-olla Trans ka, et need legionärid, olgem ausad, kui sa mängid 3 aastat Eestis, need vennad enamasti, nagu nad ei põle. Ma nagu Kalju kohta ütlesin just, et näed, et meeskond on saanud hästi palju kokku harjuda, siis ma ütleks, et kui sul asjad toimivad ja sa tood ainult ühe mängija lisaks, siis see võiks toimida, aga kui sul ei toimi, siis võib-olla on vaja vaadata nende muudatuste otsa, et kellega sa tugevdad ennast või vahetad siis välja mõne mängija, et ei saa öelda üheselt, et sa ei muutu piisavalt, aga jah. Ma teen ka, et sul hea küsimus. Kui sa peaksid? Sa oled see jalgpallitsaar. Sa peaksid vallandama ühe peatreeneri praegu, siis kelle sa vallandad? Sa pead, lihtsalt, et kelle pool, see on hea küsimus, selle ma jätan meelde edaspidi, kui sa peaks ühe peatreeneri praegu vallandama, siis kelle sa vallandaks, kas ma annan su variandid? Ära anna. Tartu Tammeti all on 0 punkti ja Narva Trans on 0 punkti ja Paide linnameeskonnal on ainult 3, et kelle puhul, jah, või siis suur kaotus, et ma arvan siin, võtame nüüd, te võite käia nii kaua külmkapi juures, kui te kuulete seda Kalvetin mõtleme selle poliitkorrektset vastust. See How to be a millionaire, see muusika käib. Pakun siis selles mõttes siis Trans ja Kosuhovski siis, sest et tegelikult eelmise hooaja lõppvata läks ju ka neil juba, midagi mängus ei olnud, aga siiski läks nagu käest ära, ma ei tea, kui palju üldse võib-olla äkki Andres paremuse kohta öelda, kui palju nii-öelda siuke kehv hooaja lõpp võib kanduda uude hooaega üle, et kas see on see nii-öelda point või mitte. Vahest võib kindlasti, aga nad said katsetada, et ma nagu ei paneks seda, et see oli kehv hooaja lõpp, neil ei olnudki et seal vahetati ju väravaht kohe välja ja et seal aga võib kindlasti edasi kanduda, et kogu see hooaja ettevalmistusperiood ja asjad ja nüüd jah, algus hallis ja päris palju selliseid asju, mis võivad mõjutada tegelikult. Et võib-olla nendest võistkondast ikkagi, ma arvan, Trans on selline, kes vajaks kõige rohkem mingisugust nagu raputust või asja, et Tammeka selles mõttes muutus juba nii palju, et kui sa nüüd uuesti midagi muutma hakata, ma ei ole kindel, et see nüüd kohe paremaks teeks midagi. Et pigem võib-olla jah, ja Paide ka ju selles mõttes nüüd ju Vassiljev see esimest korda nagu siis oma käe all meeskonna ette valmistada või ise nagu teha, et võib-olla see vajab ka veel paika loksumist. Et selles mõttes võib-olla jah, see Trans oleks see koht, kus siis nende seda asja nagu proovitud ja kui nüüd seal keegi leiab, et see ikkagi ei toimi, siis ma arvan, seal on selles mõttes oleks otsust kõige lihtsam teha. Mitu Andres Opper saad arvata? Ka selle hooaja 2 mängu ja siis eelmise hooaja 11, et viimased 13 mängu, mitu on Trans võitnud? Viimased 13, ma võin öelda, et 2 kaotust on praegu järjest. No kui sa nii ütled, ma arvan 2.
Vaata, see mees on optimist. üks on õige vastus. Viimane võit, nad alates eelmise aasta augustist nad on võitnud ühe liigamängu, seal võitsid Kalevit ja mitte suured, vaid 3-1. Siis sisse jääb ilusad 0-0 viik ja no ma arvasin viimsid ka sinna. Aga see mõttes, et kui sa alates augustis 13 mängu, üks võit, mina, kui kõige suurem Eesti Kozlovski fänn. Ma olen Kozlovski naisega vaidlen, kui ma suurem fänn, vaata. Mina olen suurem Kozlovski fänn, sest ma ütlen, et midagi on ikka valesti, et see eelmise hooaja lõpp ei olnud mitte see, et natuke ei nihu, aga selles mõttes, et seal tuli viit ja tore, aga tegelikult on 13 mängu üks võit. Vähe. Seda on kindlasti vähe, jah. See on see, tarvan selle Manchester United, et sa võid lihtsalt võtta neid jaote sisse ja kõik on hästi, vaata. United on tabelist on 3. praegu seal, et Kaspar Ruusil on ka mees on nii õnnelik, häirivalt õnnelik. Aga kui nad oleksid Paide vastu saanud selle viigi kätte, kas me räägiks teist juttu või? Pigem vist mitte. Mina ütlen, et et selles mõttes raske karikamäng oli all jalad väsinud krampides. Seal neil ei ole raske mäng all, nad ju teisel pool ei mängid ju, vaata lasid seal sirgi jala ja lase Viimsi lööb, vaata vahet pole. Me oleme lõpuks 90+10 lööb ikka ära, et vahet pole. Aga Narvad on see huvitav, seal on see, kes see noor vend seal ees on, Kudrešov on päris vend, keda nagu maa poolt enne kuulnudki, on saanud nüüd sinna algkrossi su rindes. Aga ei ole suurt muljet, aga ma ütlen, et keegi ei ole muljet, aga 13 mängu, selle võib 13 üks võita, et selle võib meeldata küll. See on päris, selles mõttes kole number tegelikult kindlasti, et sellega ma arvan pikalt tõesti purjet, kui me räägime varsti mingi 16-17 mängust ja ikka üks võit, siis on nagu jõuamegi sinna, et kus... Aga näis saatan piirilinnas ikka rahu, vaata, seal tavaliselt, normaalsel ajal Transisar, selle aja peal 3. treener juba, vaata. Okei, selles mõttes küll, et Kozlovski on ikka kuidagi suutnud selles mõttes vähemalt välised mingi töörahu nagu, vähemalt väljaspool tundub, et on tegelikult nagu rahulik see asi seal ja kunagi ei tea, mis seal sees toimub. Jaa, täpselt. Aga nüüd tulebki otsustav siis Pärnu vastu. Kuidas Pärnu tuleb sellest välja, mis just juhtus ja kes sellele asjale nüüd piduri paneb võib-olla saavad võidulainele? Kus nad mängivad? Nad mängivad... Nüüd vist me ei saavad seal Famal mängida, lõpuks ometi. Fama, vaata, ma enne rääkisin ka, et see ei ole minu teooria, ma võtan selle ikkagi üle, tegelikult võiks ikkagi jah, et Rotta Reinal võiks olla Fama, see vana kunstmuru, meie võidaks, Hispaania on 0-0, garanteeritud. Saad aru, Jamal, vaata, kutrud see, kuradi külg verine, ta vaatas ka, what the fuck, vaata, siin ei tohi see kutrud, mingi audud sees. Ma räägin, et selle koduväljaku eelis, et see vana kunstmuru, mis on Fama loob, viime selle Rotta Reinale või hakkame siin 0-0 keerutama siin Inglismaad, Saksamaad, andke ette, 0-0. Märtsikuus me oleme võitud seal ilma selle kunstmuruta Horvaatiaid ja... Ei, see Horvaatia see ei lähe, see Horvaatia 0-0 on kõige suurem müstika üldse. Kõik, see on... Aga seal keegi, ma ei mäleta nüüd ta nime jah, aga kellegi karjäär võis seal otsa saada. Seal oli Juventus, 2-5 milline vend, ACL läks selle pärast mängid Eestis seal, kõik terve plats oli täis mängijad, mille ainus ülesanne oli see, et jumalest jääks terveks, see on ikka ACL ja karjäär. Aga oled Fama kunstmuru see rattal, seal pole sellist asju juhtunud, olgem ausad. Aga nüüd on... Ärme poe selle taha, võrdsed võimalused mõlemal meeskonnal. Ütlen jah, meil ju põhikoosses nagu tuleb kuskilt välisklubidest, et nemad näevad ka seda Famat sama palju siis, kui need külalismängijad. Ei, Narva on alati olnud teelt karukoobas, kuhu keegi ei taha minna, ütleme ausalt, et eks näis nüüd, et kui nad kolivad välja ja mis nad suudavad Pärnu vastu, ega see seeria, kole seeria peaks ikka oma lõppu saama ükskord. Jah, et ongi, et see nädal vaats mäng. Ma eeldan, et reedel tuleb, eks ole, koondise nimekiri. Peaks tulema, jah. Kaaril teil lubas niimoodi, jah. Kaaril, no see teab küll seda meest. hea lubaja enne. See on ju õud vees, aga et see on huvitav. Kui kelle te võtaks, kelle te püüti tootate? Kas ma annan neil variandid? Kelle te paneks, ma ei mäleta, mängime seal mingi geeniatega. Mul on see, et minu vana Salamina treener on see. Kas on juba, kas ta on helistanud, küsinud, et ei ole. Me kunagi, nüüd ei ole paar aastat suhelda, aga muidu ikka mõnikord kirjutasime.
siis ära siis ütle asju ette. Ei, kindlasti mitte. Aga kui te saaks valida, mida te tahaks näha, keda te tahaks näha Brunsi algkruusis, siis üllatab, kas te valiks Tovstik, Mihhailov või Skvortsov näiteks. Mida on midagi sellist, mida te tahate seal nimekirjas kindlasti näha? Mulle lihtsalt on Alamaa meeldinud, et võib-olla kui meil seal ääre peal ei ole neid mehi liiga palju, kes seal ette võtavad, et kui ta veel julgemalt mängiks, siis seda tüüpi mängijat oleks meil koondises nagu vaja. Ja? Alamaa on pull, jah. Täitsa nõus. Siin mingi inimene ukse taga siin, ei saa, tahaks teha normaalset saadet, aga ei saavad. Ja neil on ütleb, tõmbame joone alla täna. Õudselt, liiga palju on Delfis on podcast'e, ma ütlen nii, selle juurde, et kogu aeg see stuudio kinni, see on õudne. Lõpuküsimus Andres Opper, kui sul kirjutab vastase treener, et kirjelda mulle mis moodi Eesti mängib? Ütleme, ta mingi mängija kohta, ütleme, ta küsib, et kuidas me seda Rauno Sapini peatame, mis sa siis ütleks, et see ütleb võimatu peatada, jaa, täpselt. Ma arvan, et sellist asja ei küsitagi, sa tead ju, et keegi nagu ei pane tanki. Ma küsin siis teistes, kui küsitakse sinult mõne noore kohta, me ei pea siin nime, oletame, et on Madis Kalvet junior, 15-aastane, 16-aastane. Sina näed, et seal Madis Kalvet junior, sa kõik räägivad, see läheb kohe Hollandisse, Hollandi treener tuleb. Ja sa tead, et see vend, mingid suured probleemid on, kui aus sa oled. Kas sa ütled need asjad välja või sa pigem, ma mõtlen alati uurikas. Ütleme nii, et lõpuks on sinu nimi seal taga, et kindlasti prooviks ikkagi kaitsta mängijat, et sa ei pea nagu ju kõike välja ütlema, mida sa tead, et ma proovin ise isiklikult alati positiivne olla, aga see ei tähenda, et ma midagi valetama hakkaks või kedagi hakkaks haipima, kus haipi ei ole, et seda sa ei saa teha, siis ei võeta sind pärast tõsiselt enam, et proovid jah, võimalikult ausalt ära rääkida, kuidas asjad on, kui see on võimalik loomulikult. Madis Kalvet junior. Saab Euroopasse. Saab Euroopasse. Okei, saade 56 minutit, siis tervitage oma lähedasi, ma nii kaua panen grilli. Head aega. Head aega. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.